Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna. Seekordses podcastis võtame ette siis sellise huvitava temaatika, et mis siis on Eestil potentsiaal selle maa sees olevat rikkust kasutada. Ja et seda nagu mitte siin üksi leerdada, on mul saates ka 2 külalist, kes saavad ennast ise tutvustada. Ja, tänan kutsumast Kalle Kirsimäe, et loen ennast geoloogiks ja tulen Tartu Ülikoolist ja tegelikult otsapidi ka Eesti Teaduste Akadeemiast. Jaanus Purga, hetkel Eesti Geoloogiateenistuses, hariduselt keemiktehnoloog ja eluaeg olnud keemiatööstuses ja kaevandamises. Just. No võt see teema on küll olnud tihti selline üliaktuaalne inimeste erinevat sükeste murede koha pealt, aga mõtlesin, et hakkaks nagu sellest sisukast otsast nagu pihta. Et ma tean, et on tehtud hinnanguid selleks, et mis on meil siin maakoores üldse olemas. Kui me võtame niimoodi, et klassikaliselt on öeldud, et meil Eestis ei ole erilisi maavarasid ja inimesed ongi meie enam-vähem ainukene ressurss ja see ilus puhas loodus. Aga tegelikult ju meil seal maapõues ikka natuke kraami on. Nagu, et me ei ole päris nagu maavaratud. Ja, et geoloogina ma võtan siit kohe nagu sõna, et ei, loomulikult ei ole. Ja see mõte üldse sellest, et mis asi on maavara, et ega see ei ole ainult, me kujutame ette mingit tohutud metalle ja alates, ma ei tea, kullast ja lõpetades rauaga, aga maavara on kas või seesama vesi. Et okei, Tallinnast ta küll tuleb meil rohkem Ülemiste järvest, aga valdavas enamus Eestis tegelikult kasutatakse põhjavett, mis on maavara. Siis ärgem unustagem ära, et kas Eestis kaevandatakse, mängime natuke seda mõttega, et kas Eestis kaevandatakse rauda, kas Eestis kaevandatakse vaske või tsinki ja päeva lõpuks kas fosforiiti, eks ju kaevandatakse. Sellest ei lõppe veel Eesti ühiskonnana ära, aga kui me ütleksime, pannakse selline käsk, et homme lõpetatakse ära Eestis lubjakivi kaevandamine, kruusa, liiva kaevandamine, ma arvan, et see oleks meil üsna kohe aru saada, et midagi on katki. Ehk siis tegelikult see maavarade spekter hakkab lihtsatest asjadest pihta, muideks, mis on kõige suurema mahuga ja mis on palju tähtsamad, kui me igapäevaselt seda ette kujutame. Ja siis selles teises otsas on need hästi väärtuslikud maavarad, mille järgi on globaalne nõudlus, sest kruus, liiv, lubjakivi küll mitte, lubjakivi on Eestis tegelikult ka ajalooliselt välja veetud ja ka täna tegelikult ju on ta tegelikult üks sellistest artiklitest, mida siis ka mujal maailma vedada. Aga nagu me kujutame ette, et need kõige suuremad väärtused on need, mis on maailma turg ja sellise, et millel on hästi kõrge ja lisandväärtus. Ja võt, see on nagu selle spektri teine ots. Ja kui nüüd puhtalt geoloogia aspektidest rääkida, et ma olen seda mõttekäiku nagu varem ka kasutanud, et üldiselt, kui me võtame ja vaatame sellist Eestit, et meil on siin peal see kruus ja liiv, siis on meil, võtame, et savid ja lubjakivid, mis on selline aluspõhiminemata. Mul on hästi palju paekivi, mis ma üldse kodus kaevata ei saa. Ja, aga sõltub jälle, kellel seda eks vaja on. Aga ja siis, et ütleme siis, meil see savi, lubjakivi ja need liivad ja siis tulevad all, meil tulevad kristalsed kivimid, mis on meil siin selle koha peal, kus me praegu istume, tegelikult ei olegi väga kaugel siin 100 meetri sügavusel ja Soomes on nad meil nagu maapinnal peal väljas. Ja tegelikult, kui me nendest nendest maavaradest räägime, peamegi tegelikult aru saama, et millisest sellest kihist me räägime, et kui nagu kihiline tort, et kate on nagu peal, selles kattes on meil tõesti alates kruusast, liivast, turvas, põhjavesi, põhjavesiga sügavamal, siis tuleb meil lubjakivi, siis tuleb meile palju kõneainet pakkunud, ütleme siin viimastel aegadel, me räägime põlevkivist, siis me räägime glaukoniidist, siis räägime mustast kildast, graptoliitargeliidist, see on põletav teema ja siis see muidugi kahtlemata fosforiit, eks. Ja kõik see savi. Ja selles plaanis need ongi tegelikult need nagu põhilised maavarad, mida me täna ka päris maavaradeks saame lugeda. Sellepärast, et see, mis on kristallises aluskorras, see, mis on siin all, see on meie jaoks tegelikult üks suur küsimärk. Seal võib olla, ja mis on selle küsimärgi juures see konks nagu, on siis see, et kui me võtame selle analoogia printsiibi,
et me teame, et see on sama kristaalne aluskord, mis on Lõuna-Soomes ja Kesk-Rootsis. Niisugune väga paljudele võib-olla natukene üllatav, aga tegelikult suurt osa Eestit saab rööbistada, sa saad vedada nagu vööndi Kesk-Rootsist. Ja kui nüüd võtta ja vaata nende piirkondade potentsiaali, kus ei ole neid setteid peal, kus on Kesk-Rootsis on sajandeid käinud, Rootsi riigi rikkus on ehitatud tegelikult sellele Kesk-Rootsi provintsile, Bergslageniks nimetatakse. Võtame Lõuna-Soome, et kui me nüüd kanname nagu selle potentsiaali võimaluse nagu Eestisse üle, siis on meil siin tõepoolest kuskilt peidetud varandused. Aga me tegelikult seda veel täna ei tea. Et neid puurauke on, mis lähevad sinna sügavale Jõhvi rauamaaki, me hästi teame, aga, või seda ilmingut tegelikult, mis on Jõhvis, aga mis seal kõik muud on, seda me tegelikult ei tea. Nii et kui öelda, et mis siis meil siin on ja mis on nagu käega katsutav, siis käega katsutavad on see ülemine osa. Ja see, millega täna ju geoloogiateenistus tegeleb, ongi just aru saada, et on siis see fosforiit. Ta meil siin on, aga on ta siis täna ka tasuv. Kas ta tegelikult on see sama asi, et Jaanus saab siit jätkata ja selgitada, et aga tegelikult see on 2 erinevat asja, et on teostatavus ja teine asi on tasuvus. See on hoopis teine dimensioon. Jah, see geoloogiline, sinu küsimus on ära vastatud. Et sa küsisid, et kas meil maavarasid on. Kui meil maavarasid ei ole, siis me alla, siis meil ei oleks mitte midagi all. Et selle koha pealt täiesti ammendav vastus. Mul siin lisad ei ole mitte midagi, et meil on see tordi pealmine kiht ja siis on see kõva koorika all, millest me teame oluliselt vähem kui sellest pealmisest kihist. Siis pealmisest tordi kihist me teame tegelikult päris palju ja see info on ka päris adekvaatne. Aga ma saan aru, et see meie üldine vähemalt see, mis avalikkuses käib, debatt käib kõik sellest niinimetatud pealmisest tordikihist, on ju, et seda alumist osa, seda isegi vist hüpoteetiliselt keegi kuhugile maavarade tabelisse ei kirjuta, et mis seal on. Jah, et täna ei ole seal, et maavarade geoloogias on, või üldse maavarade uuringutes on tegelikult üsna ranged kriteeriumid, mis asi on maavara. Kuidas ta peab olema uuritud, et ta üldse saaks maavaraks nimetada ja kristaalses aluskorras nagu sellist päris arvel olevat, aktiivselt arvel olevat kaevandatavat maavarasid meil ei ole. Seal need kriteeriumid on üsna täpselt selle uuritavuse aste ja see, kui palju sa pead mingisuguse pindala või siis ruumiühiku kohta teadma. See on päris täpselt sätestatud enne seda, kui sa saad ta esiteks ära kirjeldada ja siis arvele võtta ja siis veel panna passiivseks, aktiivseks ja nii edasi. Sinna kristaalse aluskorra kohta meil see informatsioon puudub. Nii et kõik see arutelu, ma tean, siin meil räägitud miljarditest kindlasti, aga triljonitest potentsiaalse varana selle fosforiidi osas, et see on kõik seal selles osas, mida me teame. Nüüd, nii palju mina olen aru saanud ja olen ka siin kuulnud erinevaid neid, et eks see on selline ülilihtsustatud lähenemine, sest esimene küsimus on ju, mis kujul ta seal deponeeritud on, kuidas sellele ligiseb ja millega ta segamine. Näiteks hästi suur küsimus, mida alati tuuakse välja, aga mis ma arvan, et võib-olla ei ole siuke hea nagu müügiargument on see, et seal on ka need kõrge väärtusega need haruldased metallid, mis ma olen aru saanud, et seal tegelikult meil ei ole tegelikult mingit erilist konsensust, et kas need ka reaalselt kaevandatavad või kas saagikus on siuke, et selle tegevusel mõtet on? Jah, et ma saan otsast hakata nagu sellega vastama, et see ongi see küsimus, et ma jällegi tuues nagu näiteid, et kui keegi küsiks, et kas meil on kulda. Ja muidugi meil on kulda. Ma lähen siit õue, võtan esimese peotäie mulda ja ma saan teha analüüsi ja näidata, et jah, seal on kulda. Aga seda on ime vähe, et see ei ole kaevandatav ressurss. Ja nüüd, kui me räägime nendest haruldastest muldmetallidest, Eesti fosforiidist, et siis jah, nad on seal olemas. Palju neid seal on, sõltub jällegi, et millega sa võrdled, et ma toon minemata sellistesse nagu mingisugust arvulistesse väärtustesse, mis tõenäoliselt kuulajatele ja vaatajatele midagi ütlejad, aga kui sa võtad siit samast, me oleme siin, istume Tallinnas klindi ees, et siin all on sellised asjad nagu on ka kambriumi sinisavid. Ja võtad ühe tükiste sinisavi, siis Eesti fosforiidis
on sõltuvalt nüüd kohast, kus sa seda võtad, kas sa võtad Rakverest, kas sa võtad Toolsest või võtad Aserist. Rakveres on põhimõtteliselt samal tasemel. Need harulduse muldmetallide sisaldus on samasugune nagu selles tavalises savis. Toolses on natukene kõrgem ja Aseris on veel natukene kõrgem. Aga kui me paneme ta mingisse võrdluspilti maailma teiste fosforiitidega kõigepealt, siis ei ole nende harulduste muldmetallide sisaldused Eesti karbifosforiidis sugugi mitte erakordsed. Nad on isegi pigem natukene alla keskmist. Ja kui me paneme ta võrdluspilti nende maakidega, mida tegelikult täna, nüüd ja praegu kasutatakse harulduse muldmetallide eraldamiseks, on need väga väikesed. Ja see teema on täna kerkinud tegelikult see selline potentsiaal, et me ei saa eitada ja et seda harulduste muldmetallide eraldamise potentsiaali Eesti fosforiidist ei ole. Aga me peame aru andma, et kui me üldse ikkagi Eesti fosforiiti hakkame kasutama, tõepoolest hakkame kaevandama, töötlema sellest fosforhapet ja sealt edasi teisi tooteid tegema, siis need haruldused muldmetallid on lihtsalt võimalus selle kõrval. See on üks kaasprodukte ja mis on mitte põhi. Ja tegelikult ei ole meil täna veel mitte mingisugustki tööstuslikku mastaabi informatsiooni sellest, et kas me üldse kätte saame. See on, tegelikult Jaanus saab seda paremini kommenteerida, kuna see on täpselt see töö, mida just täna tehakse. Nii et ta on nagu üks võimalus, aga meil ei ole veel tegelikult seda vastust, et kuidas ja millisel kombel me seda kätte saame. Ma siia natuke lähen detailsemaks, aga alustan sinu sellest küsimuse püstitusest, et kui on miljarditest ja triljonitest juttu, mulle alati meeldivad igasugused miljardi ja triljoni mehed. Triljoni mehed on veel eriti toredad. Ja alati võid sa saada väga suure numbri, kui sa võtad mingisuguse asja, mille konsultatsioon on ka hästi väike. Korrutad selle läbi võimatult suure maa-alaga. Saad hästi suure numbri ja korrutad selle läbi ideaalselt puhta aine, näiteks turuväärtusega. Ja saadki väga suure numbri, aga see ei ole mitte kuidagi adekvaatne majanduslik arvestus mitte üheski mõttes, ei teostatavuse, tehnilise teostatavuse, ei majandusliku teostatavuse mõttes. Ja ma üritaksin kutsuda korrale nii ajakirjanikke kui poliitikuid mitte sellest niimoodi rääkima, sellepärast et see korrutis näitab mitte midagi muud kui rumalust. Et niimoodi ei tohi teha. Sest mina praktilise inimesena ja kaevanduses pikalt ka töötanud inimesena tean, et me hakkame sealt kõigist ära taandama. Kõigepealt me taandame selle kontsentratsiooni juurde ja vaatame, mida me pindala ühikult kätte saame. Siis rikkudes 1 ruutmeetri pindala ära, ma pean saama maksimaalse kasu võimalikult. Ja siis ma olen hea peremees. Muidu ma olen kindlasti väga paha peremees. Aga isegi siis, kui ma saan sealt maksimaalse kasu, mida meie oludes on võimalik saada, siis naabrimehel võib olla see maksimaalne kasu ühelt ühikult palju suurem. Ja see on see, mida just Kalle ütles. Et neid kohtasid, kus praegu toodetakse, ongi see maksimaalne kasu suurem, ehk siis seal on see kontsentratsioon palju suurem. Ja see tähendab seda, et kui sa tahad 1 kilogrammi midagi puhast saada, siis sul tekib oluliselt vähem kõrvalprodukte, millega sul midagi teha ei ole, mida sa pead ladestama, millega on sul jama. Ütleme, midagi teha ei ole, see on vale vastus. Et tegelikult on see, et sul on jama, sa pead midagi ette võtma ja see midagi ette võtmine maksab raha. Ja sellel teisel vennal on seda tõenäoliselt oluliselt vähem. Ja see tähendab seda, et seni kuni sina pääsed üldse oma selle vidinaga turule, pead sa emba-kumba kas väga palju peale maksma, väga odavalt tootma või hindama oma maagi põhimõtteliselt hästi väikse väärtusega. Ja see tähendab, aga seda me ometi teha ei taha. Ja ehk siis sellisel moel tõepoolest sa pead võrdlema pindala ja seda kontsentratsiooni. Ja järeldus, see mis Kalle tegi, et praegust, see ei ole mitte järeldus, see on teadmine. Et praegust, et tööstuslikult olemasolevate tehnoloogiatega kätte saada meie fosforiidist või veel rohkem glaukaniit argeliidist muldmetalle elementidena, siukest tehnoloogiat ei ole olemas. Et see ongi vastus, see on nagu ei, see isegi ei kuulu vaidlemiseni. Et võib hinnata potentsiaali ja me seda hindame. See on nüüd üks asi, mida me ka teeme, et fosforiidiga samaaegselt
töötlemisel tekkivast kõrvalvoost, millega mul punkt 1 esimesel hetkel võib-olla ei ole midagi teha, et ma saan fosforiidi kätte ja teen sellest fosforapet, seda suudan hinnata. Aga mul see kõrvalvoog tekib ja seda kõrvalvoogu me tõesti hindame ja vaatame, mis kontsentratsioon seal on ja ütleme, parim siuke, mis sealt üldse võib tulla, on see, et sa saad kätte mingisuguse segu, kus on erinevaid asju koos ja sa eeldad, et neid asju, mida kellelgi tarvis on seal natuke rohkem kui muidu. Ja võt selle segu sa siis püüad maha müüa kellegile ja võt see on umbes see, kuhu tasemene võib praeguste teadmistega minna. Aga võib-olla on vastus ka, et ei, et selle segu hind on punkt 1 nii kallis, et igal juhul ei pääse sellega turule või punkt 2, ta on selline segu, mida kellelgi oluliselt praegu veel lähimal ajal tarvis ei ole. Aga seal on ka see, et igal juhul on ju see küsimus ka, et kas sa lihtsalt lähedki seda toorainet müüma turule või sa üritad ka vastava tööstuse siin rajada ja siis et on lähemal kõik. Aga see tekitab omakorda 100 erinevat küsimust. Ekspertiisi, investeeringute, muu tooraine, mis sul sinna juurde vaja on, energia hinna ja kõige muu osas on ju. Aga lihtsalt huvi pärast ka on ju, et see kuna see siit nagu tuleb ka juba ju välja, et see muldmetallid on siuke potentsiaalselt nice to have, kui nad juhuslikult kõrvalproduktis osutuvad eraldatavaks piisavalt. Aga see põhiküsimus tegelikult siis ikkagi taandub sellele, et fosforiit või mitte fosforiit. Jah, et sa võtad selle õieti kokku, et ja meie ju uuringud on piiritletud ühe konkreetse alaga. See on 10 ruutkilomeetrit, seal on 42 miljonit tonni fosforiiti. Me ei tegele kogu Eesti maardla uurimisega. Et see praegune projekt on see ja sellele projektile me anname siis teostatavuse ja tasuvuse hinnangu. Ja anname seda sellisel moel, seda ma võin garanteerida, et ma tean ju, mis tasemel lepinguid me sõlmime. Me saame siuke klass 4. täpsusastmega inseneri töö sinna taha ja selle põhjal on võimalik tegelikult mõistlikul investoril, näiteks kui ma olen kapitalist ja investor, teha otsus, et kuule, et see on nagu enam-vähem sinna poole, et me võime sellega edasi liikuda näiteks järgmise klassi taseme siis täpsustusse. Aga see on väga hea informatsioon juba, see on tõesti siuke, et selle tüki kohta ütleb see ära, et näiteks me saame siukeste kuludega sellisel moel ja sellise tuluga, arvestades tulutrende, arvestades raha hinda ja kõike neid, arvestades karjääri eluiga, selliseid asju teha. Ja selle info me saame kätte. Ja siis seda infot soovi korral me võime interpreteerida laiemal alale. Aga sel praegusel alal on üks oluline asi on teada, et see on geoloogiateenistuse poolt valitud välja kui kõige väiksema potentsiaalse kaevandamise keskkonnariskiga ala. Ja see on tõsi. See on juba kaevandatud Lubekivi karjäär. See tähendab seda, et sealt on ülevalt juba tükk pirukut ära võetud. Ja fosforiidini selle kihini jõudes, mida me nagu süüa tahame, on seda kihti poole vähem kui mujal. Ja järelikult see tähendab seda, et mul puht kaevandamisoperatsioone karjääris on ju vähem. Ja ilma igasuguse arvutamata, ilma hiromant olemata on mu kaevanduskulud kõige paremad võimalikud fosforiidi koha pealt. Ja kui seal kohas näiteks ei tasu ära. Ja siis mujal kindlasti ei tasu. Siis nagu arvestada seda, et kuskil mujal tasub ära, et siis mina insenerina ja majandusinimesena ütleksin, et see nii ei ole või andke mulle täiendav põhjus, miks ma nii peaksin mõtlema. Ehk siis see on õige koht ja see on õige asi, mis teha ja see informatsioon, mis järgmise aasta jaanipäevaks, mitte selle aasta lõpuks, järgmise aasta jaanipäevaks tuleb, on sellisel tasemel küll, et sa võid talle otsa vaadata ja öelda, et näed, KPMG tasuvusreeglite järgi rahvusvaheliselt tunnustatult, auditeeritult selle teostatavuse tasuvusvõimalus on selline. Aga võib olla ka see, et tasuvus on negatiivne. Ei, ta on selles mõttes on, kuna see teema on, ma mäletan, see ilmselgelt ei mäleta, ma olin selleks liiga noor, et meie need suurepärased fosforiidisõja ajastud siin eelmise sajandi hilises pooles. Et ilmselgelt kellelgi ei ole mingit huvi minna tagasi fosforiidisõtta, ega kellelgi pole huvi minna ja hakata kellegi kodu alt kaevama niimoodi, et tal enam ei ole põhjavett. Et selles suhtes on see tõesti nagu esimene valik, kus juba on kaevandus ja aru saada, kas see on seal tulus või mitte, on tegelikult siuke hea indikatsioon. See, et kellelegi otseselt mingit ju suurt kahju ei tekita, me saame mingi hinnangu, kas see teemaga on üldse mõtet edasi, kui sealt tuleb eitav vastus, siis tegelikult ei ole meil mõtet kogu selle teemaga mitte mingil moel edasi liikuda ja kõik inimesed võivad ammu maha rahuneda. Tegelikult nad võivad olla jumala rahulikud veel aasta aega, sest see uuringu tulemus tuleb alles järgmine jaanipäev. Et keegi vahepeal kuskil nagu koppa maasse ei löö. Aga tegelikult kui sealt tuleb positiivne otsus või mitte otsus, vaid positiivne hinnang, et see on põhimõtteliselt ressurss, mida on mõistlik kaevandada, on tulus kaevandada, siis mis
tehnoloogiast me üldse räägime? See suletud näiteks? Ja ma vastan selle kiiresti ära, aga enne ma klaarin selle, kas on mõistlik või ei ole. Seal ei ole ei ja vastust. Sa oled majandusinimene, sa tead, et on niimoodi, et näiteks üks vend tahab oma rahale 15% tootlust, teine 25%, siis on kiirlaenumees, kes tahab 75% on ju, ja siis on reguleeritud äri, ehk siis sooja ja elektritootmine, energiatootmine näiteks, kus sul on sulle 2-3% lubatud marginaal. Ehk siis see tasuvushinnang näitab ära, et võtta tasuvus on näiteks selline ja see võib olla, et sisse pandud kapitali kohta on see selgelt liiga väike ja ongi tunne, et ilmselt üks kontsessioonile pole mõtet panna, sest keegi ei tule sinna seda kontsessiooni siis sellisel moel võtma. Ma mõtlesin pigem seda, et kui see tasuvushinnang on negatiivne, et sa igal juhul matad sinna raha, siis aga kui see on ka liiga madal, siis see teilt vastus on sama. Et kui sul tasuvus on seal mingisuguse selle reguleeritud äriprotsendi juures, siis ilmselt sinna ei ole võimalik kapitali leida. Aga enne kui sa lähed nende tehnoloogiate juurde, sest tegelikult see on väga oluline küsimus, et mis on täna selles valdkonnas toimunud. Et sellest tasuvusuuringus, teostatavuse ja tasuvusuuringus, mida siis selle mudelala kohta tehakse, et sinna tegelikult arvutatakse sisse ka nii-öelda keskkonna, negatiivsete keskkonnamõjude haldamine, et see on lihtne asi, igasugune selline tegevus, sellega kaasneb keskkonnamõju, põhjavesi, väga õigesti markeeritud ja seal ju tehakse need arvutused erinevatele lahendustele, et kuidas ära hoida näiteks selle sama põhjavee probleemid, põhjavee alandamine, põhjavee reostumise ja kõik niisugused asjad ja see sisaldub pärast need on juba nagu lisatud sellesse arvutusse ja nagu öeldudki, et kuna see on kõige lihtsam koht täna seda teha ja kui tõesti seal ka ära ei tasu, siis on selle laiendamine paraku kogu ülejäänud väljale tänases situatsioonis, tänaste majandusliku nii-öelda stsenaariumite hindade juures kindlasti on siis eitav. Aga okei, aga tegelikult tehnoloogia pool on väga-väga tähtis. Ühesõnaga, see on selles mõttes oluline, et see ei ole mitte kauboi-kapitalisti nägemus asjast, vaid see on sellise ratsionaalselt käituva ja vastutustundliku operaatori nägemus asjast. Et see on tegelikult väga oluline täpsustus. Ja see vastab tõele, et on teatud tehnilised kriteeriumid ja keskkonnakriteeriumid, mida siis kus on nagu jah ja ei vastus, et me igal juhul rakendame seda. Ja siis sealt edasi tuleb see optimeerimise asi, et näiteks kui me tahame siukest piirnormi saavutada, siis selle saavutamiseks on erinevad tehnoloogilised meetodid ja nende vahel valime. Aga selle jah ja ei vahel ei valita. Näiteks mõnda asju teha ei tohi, siis sa ei tohi. Aga ütleme, fosforiidiga seotus ju Eestis ka osad regulatsioonid ei ole olemas. Et näiteks meil tekib fosfokipsi ladestamisele kindlasti praegu reeglid ja regulatsioon ei ole, kuna meil pole seda tarvis olnud. Jumal tänatud, et ei ole, meil on nii palju regulatsioone, mida meil tarvis ei ole. Aga tõenäoliselt neid piiritaguseid kipsimägesid me ka ei taha. Jah, aga kus sa pääsed? Ma selle koha pealt ütlen, et sa palju asju võib mitte tahta, et sa võid tahta mitte tuulikut, aga tahad elektrit ja kõik muud asjad, et inimesel on need soovid on väga erinevad. Aga tulles tagasi selle juurde, et me vaatame ikkagi praegu, ma räägin sulle tootmistsükli hästi lihtsalt ära, et me vaatame küll kahte suunda, aga põhiliselt on see niimoodi, et karjääri kaevandamine, lahtine kaevandamine, mis on siis hinnatav, mida me teeme nii geoloogiateenistuses sees, kui siis palgatud insenerifirma endab ära selle, kelle töö see ongi, et me teaksime, et siukstel operatsioonidel on seda mõistlik teha, siukeste masinatega saab, nii palju ta maksab. Ja kaevandamine kahjuks ei ole ainult kaevandamine, vaid kaevandamine on nii kaevandamine kui tagasi ladestamine. Nagu põlevkivi kaevandamise juures, et me võtame katend ära, paneme pärast tagasi. Fosforiidikaevandus põhimõtteliselt samamoodi. Me võtame katend ära, seal on astmeid rohkem, aga see on siuke hinnatav ja sellele saab üsna täpselt teada, palju selle ühiku teisaldamine maksab. Ma võin nagu pöidlaga praegugi öelda, palju see maksab, sellepärast, et ma tean lihtsalt, palju põlevkivi kaevandamine maksab. Ja kui sa tööde järgnevuse paned paika, siis sa paned paika selle, et sa tekitad vahelao, siis sa paned paika, kuidas sa tagasi viid, kui kaua sul midagi lahti on ja sa saad selle hinna, millega on sul siis fosforiidimaak 11%-line järgmise tootmisüksuse õue peal. Järgmise tootmisüksus on siis see, kus sa selle 11%-se maagi või ta on tegelikult liiva moodi näeb kõige rohkem välja, aga selle 11%-lise fosfaadi võtad ja sa püüad
kontsentreerida ta lihtsate vahenditega ära nii kõrgele kui saab, mis on Eesti puhul siis 32% kanti. Ehk siis sa võtad liiva välja nii palju kui saad, viid liivakarjääri tagasi, ladestate sinna mõistlikul moel ära ja tegeled edasi selle 32%-lise materjaliga. See on esimene vabrik. Järgmine vabrik on siis see, kus sa võtad selle 32%-lise kontsentraadi ja seda töötled happega, kas siis väävelhappega või soolhappega ja jämedalt on niimoodi, et sa võtad ära, fosfor on kaltsiumiga seotud, sa võtad ära selle kaltsiumi ja seod fosfori edaspidi ära vesinikuga, saad happe ja järgi jääb kips. Täpselt õige küsimus sulle, ütleme, kui sa väävelhappega töötled, nii lihtne ongi. Kaltsium läheb väävelhappe külge, tekib kaltsium SO4 ja sellega pead siis midagi peale hakkama. Ja meie see praegu protsess lõpebki ära selle koha peal, et me toodame fosforhappet maailmaklassi kvaliteediga, mis on siis 52-54% vahe, meil on olemas turuhind ja mis on põhimõtteliselt commodity, et seda võid sa igal juhul müüa. Igal juhul on tal ostja olemas, kindlasti esimesel hetkel sa ei müü kõige parema hinnaga, sest sa ei oska, aga sa müüd mingisuguse hinnaga ja pääsed põrul, ma räägin täiesti õieti. Omal ajal ma vaatasin seda tootmisskeemi kuni väetisteni välja, aga väetistega on veel raskem. Kui sa ise oled näiteks Kalle Jaanus teevad oma osaühingu ja hakkavad väetisturul müüma, siis tõenäoliselt nad ei saa sama hinda, mis Jaara. Mis siis, et ja Jaara veel tükk aega ei luba neil sama hinda saada, nii et turule pääsemine on ka küsimus. Aga fosforhappe on päris hea siuke indikatsioon. Ja kui me suudame toota sellise hinnaga, et ta sinna turule mahub ja eeldame ka seda, et keegi teine siis meelega meid välja ei aja, siis umbes siukese majandusarvutuse me saame teha. Ja täpselt samamoodi teeme majandusarvutuse sellele, et kui me oleme tootnud selle kontsentraadi sellest esimesest, eks siis saanud see 32% kätte, siis see on ka müüdav asi. Seda võid sa müüa, ütleme, et see ei ole nüüd küll mingi raketitehnoloogia, me ei ole nüüd päris banaanivabariik, aga me ei ole ka päris tõepoolest mingi, just, et me oleme kuskil vahepeal siuksed mulatid, on ju. Läks väga rassistlikuks. Vabandust, aga me oleme kuskil vahepeal ja ma ei ütle, et äriliselt see mitte paha on, see võib äriliselt olla väga hea, aga kas me ilmtingimata valime selle tee, see on nii ja naa. Et siis on põhimõtteliselt paned selle kontsentraadi laeva peale suures koguses ja müüta maha, igal juhul on tal ostja olemas. Et see on nagu kindel, et ostja on olemas, aga kas meie sellega midagi teenime, näitab see majandusuuring. Sest kõige parem müüa ja kõige parem äri on alati see, kui sa müüd eurot 90 sendiga. Kõik on ostjad õnnelikud, kogu aeg on sul, turg on väga hea. Ainsad investorid pole väga õnnelikud ja ma loodan, et me fosforiidiga seda ei tee. Ja, aga tegelikult Jaanus, sa ei rääkinud sellest kõige põnevamast minu jaoks teadlasena kõige põnevamast aspektist, mida te teete just tehnoloogiate arendamises, seda küll nimetasid ja see on see must kast nimega soolhappe menetlus. Et see on üks selle töötlemistehnoloogia, kus ei teki seda kipsi. Tekib. Aga väga väikses koguses. Ütleme, võrdlusena on ikka väga väike kogus. Ütlen, et me vaatame kahte teed, me vaatame soolhappega töötlust ja väävelhappega töötlust. Ja paraku me soolhappega töötluses ka kipsist ei pääse, sest soolhappe regeneerimiseks kuluv väävelhappe kogus on äärmiselt suur ja tegelikult meil tekib seal väga õieti kaltsiumkloriid ja tekib siis kaltsiumsulfaat, mõlemad tekib, aga kipsi tekib. Aga soolhappe ka töötlemise juures on meil võimalik saada ka siis seda haruldaste muldmetallide kontsentraati, millele võib olla potentsiaalne turg. Ja et sellepärast me vaatame kahte erinevat meetodit. Aga väga jämedalt see protsessi etapid on sama, et me kaevandame, siis me rikastame teatud kontsentratsioonini üles, saame siukese asja, mida juba võib müüa ja siis me teeme sellest siis happe erineva meetodiga ja siis neid võrdleme. Ja kõigile nendele neljale siis produktile kahte moodi saadud kontsentraat ja kahte moodi saadud happe, teeme selle teostatavuse tasuvusanalüüsi. See tähendab 4 siukest nagu 4 stsenaariumit, jah. Okei, enne kui me siin saate päris lõppu, ma tuleks ikkagi tagasi selle uurimata piruka osa juurde, see kristallse poole peale, et mis oleks nagu seal variandid seda uuris, ma saan aru, et see on mingil määral indikatiivsust saab vaadata selle järgi, mis on Skandinaavias, kuna seal ta on rohkem maa peal, on ju. Ja nagu sa mainisid ise, siis see, tegelikult see Kesk-Rootsi näide võib olla see, et see võib olla vägagi rikkalik, on ju. Aga kuidas seda nagu potentsiaalselt saaks uurida, sest see võib olla ka väga huvitav, nagu siuke just tulevikku vaatama, ikkagi tulen selle saate nime juurde tulevikust täna nagu tagasi. Et ma tean, et
kunagi käidi välja, meil on ju olemas Eestis see firma G-Scan, kes teeb seda sildade analüüsimist müontomograafiaga, on ju. Tegelikult kunagi algselt käidi välja ka müontomograafia idee maavarade uurimiseks. Ehk siis sa tegelikult saad mingi nurga all langevaid müonist, sa saad vaadata, kui ta tuleb läbi selle maakoore, et mis materjali seal sees on. Et ma ei tea, kas see on nüüd selline küsimus, kas ma peaks Andi ka tooma siia saatesse veel korraks tagasi, et kas saaks kasutada nagu kalibreerimiseks Rootsit, kus sa vaatad ära, milline see signaal peaks olema ja siis teostatama see analüüs siis nagu Eesti kontekstis, et vaadata, et mida meil on seal kristallises kihis. Või on muid meetodid ka? Ja see on väga lahe mõttekäik ja ma olen tegelikult kogu see müonid temaatika on hästi-hästi põnev ja ma olen sellega natuke kursis ja seda on tegelikult võimalik päris efektiivselt oleks. Võimalik kasutada siis, kui meil on juba kuskil seal kristallses aluskorras juba tunnelite süsteemid, et me viime oma detektorid sinna alla ja siis laseme ta integreerida paar aastat. No ma arvan, et tegelikult kui on ikka väga paksud kihid, et siis tõenäoliselt on loenduste arv väga väike, aga tõesti lased tiksuda ja saadki tegelikult pildi sellest vahepealsest kivimikehast ja tegelikult on ju võimalik seal nende tiheduse erinevuste kaudu võimalik täiesti välja lugeda, et mis seal olla võiks. Müoni puhul oli vist isegi see, et sa saad tegelikult selle aatomarvu kätte. Ja sa saad, ongi selles mõttes, et sa näed tiheduse variatsioone ja sa näed tegelikult ka siis keskmistatud koostist, mis oleks ääretult indikatiivne. Meie häda on tegelikult täna selles, et meil selliseid sügavaid tunneleid ei ole. See sükene metsik mõttekäik võiks olla see, et meil on mõned sügavad puuraugud. Nad küll ei ole nii sügavad, kui sellise töö jaoks vaja oleks ja need on väga hõredalt, aga põhimõtteliselt on võimalik istutada see detektor ju alla puurauku ja siis koguda seda informatsiooni. Küsimus on lihtsalt see, et mis on see ruuminurk, mida ta võtab. Aga et selles mõttes väga, väga kihvt idee oleks seda teha. Aga ja veel parem, kui oleks kaldpuuraugud, et siis on kaldpuur. Ja Eestis on nüüd tehtud, on Jõhvi uued augud tehti kaldpuurimisega, on Paldiskis tehtud vesisalvestile kaldpuurimisega auke, ka kõige viimane sügav auk on Kolu puurauk, mis tehti kaardistamise, geoloogilise kaardistamise eesmärgiga. See on ka väikese nurga all tehtud. Sügavad need on? Need ulatuvad, ütleme niiviisi, 500, 600, 700, 800 meetrit. Aga mis nurga all nad olid? Kolud puuriti praktiliselt vertikaalselt, ma võin valetada, aga minu võin eks need 70 või 80 kraadi. Väike nurk oli sees. Aga nüüd tulles nagu selle kristallse aluskoora uurimise juurde, et jah, see on see hästi põnev teema ja need samad analoogia printsiipidest meil on nagu alust arvata, et seal võib midagi olla. Nüüd, kuidas seda uurida, ma olen kirjeldanud, et enamasti selliste sügavate kihtide uurimine käib nii, et me kõik teame seda, et otsi heinakuhjast nõela taga, aga nüüd kujuta ette, et sa seda on tegelikult kusjuures päris hea teha metallidetektori. Jaa, aga nüüd kujuta ette, et sul on nõel ja me jõuame muidugi metallidetektori nagu tagasi, et sul on heinakuhjas nõel ja sul on nõel, millega seda taga otsida. Okay. Et see on tegelikult see puurimine. Puurimise töö käibki niiviisi, kui sul ei ole informatsiooni, et kuhu ma puurin, siis see puur ongi see nõel, millega sa sorgid ja ütsid seda nõela taga. Dimensioonid isegi tegelikult niisuguse puht mastaabi mõttes samasugused. Ja nüüd me jõuame metallidetektori juurde. Et tegelikult see viis, ega maavarad selles kristallses aluskorras ei ole mitte suvaliselt. Nad on paiknevad teatud tsoonides, mingites tüüpiline on see, et nad on mingites joonelistes struktuurides. Mingid kohad, kus on olnud kas mingid lõhevööndid, kus on mingid vesi, me nimetame need fluidideks on läbi käinud kõrgema temperatuuriga, mingid kokkupõrked, tsoonid, kõik sellised nagu, kus on näiteks mingi magma kivim teistesse kivimitesse läinud, tema kontakti peal on see, kus maak tekib. Selline protsess nagu skarnistumine. Ja need on nagu sellistes spetsiifilistes kohtades paiknevad. Ja nüüd see efektiivne viis, et kuidas tegelikult selle edasi liikuda on teha ära korralik kodutöö. Ja see on erinevad väljad. Kraviväli, me mõõdistame kravivälja, mõõdame magnetvälja. Ja
ja näiteks see on see, mille alusel sa saad hakata eristama, välja otsima struktuure, sa tekitad jällegi kasutades analoogia printsiipi Soome ja Rootsiga, millised on need gravi- ja magnetvälja signatuurid, kus kohas on nagu kõige suurem potentsiaal ja siis teed kontrollpuurimisi. Et Eesti on üldiselt, kui me räägime sellest magnet- ja gravi mõõdistamistest, on siin aastakümnete taga on nõukogude perioodil tegelikult päris hästi kaardistatud. On üks must koht, must laik, ütleme mitte must, vaid valge laik, on see, et Kirde-Eesti on see alutaguse tsooniks, et kui näiteks, kui me räägime aeromagnet kaardistamisest, mis on üks põhiline tööriist, et on tehtud mõõtkaval, ütleme seal 1,25,000, seal on 1,200,000. Et see on meeletu täpsuse vahe, et ütleme selle väljade detailsuse aste on väga palju erinev ja näiteks see on üks suur tegemata töö, kõige kummalisem on ka see, et kui jällegi tuues need analoogia printsiipe kasutades, siis tegelikult see, ütleme, Jõhvi-tsoon ja kogu see alla Kirde-Eesti alutaguse tsoon, et tegelikult neis võiks olla nagu kõige suuremgi potentsiaal tegelikult. Ja meil on tegelikult selle kohta kõige väiksem, kõige ebatäpsem informatsioon. Hästi tähtis asi on täna toimumas, nimelt peavad Euroopa Liidus liikmesriigid esitama kriitiliste toormete peagi mõne kuu pärast, Eesti Vabariik peab samasugust asja tegema, esitama oma kava kriitiliste toormete uurimiseks, üldgeoloogilisteks otsinguteks, uuringuteks, et selleks on omaette nagu tärminid seatud ja kui ma ei eksi, vist ongi lausa juba maikuus peabki Vabariigi valitsus selle esitama ja geoloogiateenistus täna just sellist uurimisprogrammi koostab, et panna kokku see põhjendus, et mis võiks, ja selle fookuses on ennekõike kristaalne aluskord. Mis on see potentsiaalne, mille alusel me arvame, et meil üleüldse võiks olla potentsiaali selliste on ka eraldi kategooriad kriitilised ja strateegilised, aga just ennekõike strateegilised toormed, kus on siis sõltuvus teistest maadest hästi kõrge Euroopa Liidus, et mida me üldse võime siin eeldada ja milliseid töövahendeid, milliste meetoditega me saamegi selle, me suudame neid kuidagi piiritleda, et siis kontrollida, kas nad on või ei ole ja liikuda sealt samm haaval edasi, nii nagu see uuringu tegelikult see kava või reeglistik ette näeb. Et see on, võib arvata, et järgnevate kümnendite fookus liigub just ennekõike Eestis, kui me räägime maavarade otsingutes, me liigumegi tegelikult kristaalsesse aluskorda. Ja kui öeldud, need kõik võimalikud kaudsed väljad, et see on kõige esimene samm, sa algadki sellest pihta, sest huupi puurimine on ikka väga kallis asi teha. Just. Aga tänan, ma arvan, et kindlasti tuleb siin võtta veel Andiga kampa, et iga kord, kui keegi mingi augu puurib, siis detektor põhja, kaabel välja, lasta istub seal ja pika perspektiivi peale saame korraliku pildi sellest, mis meil siin tegelikult olemas on. Kuulge, aga suur tänu, et tulid, väga põnev oli. Jah.